Ja suvestuudio on nüüd jõudnud ühe ilusama Pärnumaa ranna juurde. See on Valge rand. Juhu, siin me oleme. Siin me oleme ja meil on hea ja miks me siin oleme on sellepärast, et tulime, et ka teile näidata, et kui te olete Pärnus, siis mitte ainult Pärnu rand ei ole see koht, kus päikest võtta. Tundub, et siin on selline ilus ja rahulik rand. Kuidas sulle tundub? Ja mulle tundub ka, et see vaade on ikka mega super. Ja mis mulle tegelikult selliste randade puhul meeldib, on see, et siin ei ole nagu 10 000 inimesi. Et või tahad tulla vaata väheke sellisesse privaatsemasse kohta, siis mulle tundub, et see koht on siin Pärnus selline, kus võib tulla ja avasta. Nõus, tulge avastage Valge randa. Valge randa, tulge. Ja nüüd me oleme Eesti kõige lõunapoolsemas otsas, me oleme Kabli rannas. Ja siin on alati kõige soojem, siin rannas on alati kõige soojem ka vesi ja siin juba nõukaajal ja vana Eesti ajal käisid kõige prominentsemad inimesed päevitamas ja nagu näha, siis praegu ka siin nagu ruumi veel on, 2 inimest ujub ja meie oleme ka siin. Nii et tegelikult tundub, et suvel tasub ka Kabli randa külastada kindlasti. Ja, Kabli rannas toimub alati midagi, ma tean, et siin on mingid rannapeod olid siin, siis siin on Kabli päikeseloojangu festival. Kõik need korraldajad, kes siin korraldavad seda lahedat üritust, seda päikeseloojangu festivali, on selle ikkagi päris suureks teinud, et see kava on nagu võib näha siin, et lehitseda veel mitu ringi niimoodi käia. Aga mis ma tahtsin veel öelda, siin samas ligidal on tegelikult ka häädemeeste ja häädemeeste on selle poolest tuntud, et tulnukad, siin võib näha rohelisi mehikesi, nii et kui te tahate osa saada millegist teistsugusest, kes on ikka näinud tulnuka filmi, siis need rohelised mehikesed just siin käivadki peesitamas. Nad võivad vabalt olla praegu siin kuskil metsatuka taga. Ühesõnaga tasub kindlasti tulla siia Kabli randa, sest siin toimub kogu aeg midagi. Ja kui ei toimu, siis saate nautida lihtsalt seda vaadet ja seda mõnusat õhku. Tulnukas, appi!